Ja tere, tutvustan täna siis taotlusvormi esitamist. Jagan enda ekraani ka, kas on näha? Jah. Ja. Kõigepealt siis valime õige taotluse. Selle leiab selle esita toetustaotlus nupu alt. Ja tuleb selline rippmenüü. Siit siis otsite endale selle õige taotluse, mida soovite siis esitada. Siin on taotlusvoor ja taotlusperiood on ka kirjas. Vajutate alust esitamist. Praegu ma seda ei vajuta, sest mul on eeltäidetud taotlus aja säästmiseks. Nii. Üldandmete sammus siis näete enda andmeid, saate esindajat vahetada ja üldse, kui vajate abi ka taotlusvormi ajal, siis saate siia vajad abi nuppu vajutada. Tuleb selline aken lahti ja siit saate juhendi endale alla laadida, saate juhendi lahti teha, juhendit lugeda või siis infotelefonile helistada või klienditeenindajaga siis ekraani pilti jagada. Et siia vajutate jaga enda ekraani pilti ja siia tuleb üks kood, mille annate siis infotelefoni kaudu ja saate ekraani jagada. Esindaja vahetamine näeb selline välja. Edasi on siis detailandmete samm. Mõndade andmeväljade juures on ka need sinised küsimärgid, et nende juurest saate ka lisainfot, kui peaks mingi osa segane olema, et enne kui helistades võib lugeda neid, et võib vastuse saada. Siis on automaatsed andmeväljad ja üleval on siis 2 tekstivälja. Automaatsed andmeväljad, siis need 2 tükki näiteks päritakse siis äriregistrist. Juhul, kui andmed on vigased või päring ebaõnnestub, siis siia tuleb ka sellekohane veateade alla, et ta ütleb, kui on ebaõnnestunud ja siis palub teil infotelefonile helistada. Taotlen toetust noore ettevõtjana. Kui te ei kvalifitseeru selle alla, siis ta on eeltäidetud ei vastusega. Aga kui te kvalifitseerute sinna alla, siis siin saab valida kas jah või et kas soovite või mitte. Et siis seda tähele panna. Järgmisena on siis AKIS infopäeva koolituse küsimus. Et kõikidel küsimustel on tihtipeale ka andmeväljad, mida nad niisama ei kuva. Et näiteks kui siin siis panna ei, et siis kaovad need kastid ära. Ja kui vajutate jah, siis tulevad vastavad lahtrid, mida siis täitma peate. Et siin osad on kohustuslikud, osad on mitte kohustuslikud. Kohustuslik on siis selle punase tärniga tähistatud. Ja mitte kohustuslikke, siis sinna ei pea midagi panema, aga soovituslik oleks panna. Allpool on ka ülevõtmisega seotud andmeväljad. Kui siin kõik ei panna, et siis saate lihtsalt edasi liikuda, aga kui näiteks jah vajutate, siis tulevad uued kohustuslikud väljad lahti. Näiteks siia siis panete üle võetud FIE, siis panete koodi, otsite ja siis tuleb siis tüüp peaks kuvama siia seda õiget FIE-t. Valite endale kuupäeva, majandusarvestuse liigi, kas siis tekkepõhine või kassapõhine ja siis täidate vastavat lahtrit täidate. Aga hetkel ma jätan selle ei peale. Allpool tuleb siis seireandmete plokk, seireandmete siis osas, kui on mingid seosed teil investeeringutel, siis tuleb need ära täita ja jällegi, kui vajutate ei, siis neid tekstikaiste ei ole. Ja all on siis ka mitte kohustuslik sotsiaalmeediakanali aadress või veebileht, juhul kui on taotlemise hetkel olemas. Liigun siit sammust edasi. Järgmine on siis hindamise andmed samm, et siin on kõik vajalikku, siit me küsime kõik vajalikku info, mida meil siis hindamiskriteeriumitel on vaja, et meil on automaatne hindamine. Et praegu, kui te esitate taotlus ära, siis peaks kuvama ka hindepunkte lõpus e-Prias, et saate vaadata, kui palju te hindepunkte saite, et see info siis enamasti tuleb siit. Näiteks esimene küsimus on siis, et soovite toetustaotlust müügitulu alusel leitud valdkonnast, erinevas valdkonnast, tähendab seda, et nagu määruses on öeldud, et kui soovite teises valdkonnas, kui teie suurim müügitulu eelneval majandusaastal, et siis saate siit vajutada jah ja võtab siis tegevuse pealt. Aga kui siia siis jah, siis jällegi tulevad uued lisaandmeväljad,
ja saate neid lisaandmevälju siis peate ära täitma. Nii. Hindamise andmed samus siis näiteks praegu kuvab ainult siis lisainfopäeva, et ei kuva koolitust, et siin erinevate sammude vahel on ka erinevad andmeväljad kitsendatud. Et juhul, kui vastate kuskil detailandmetes jah, siis võib-olla siin mõnda küsimust üldsegi ei kuva. Et võimalikult lihtsaks seda taotlusvormi teha, et ei peaks mõttetult klikkima. Saab tõendi lisada. Siin on ka üks automaatne andmeväli, see tunnustatud tootja organisatsiooni andmeväli. Et selle info tuleb meil enda süsteemi registrist. Et juhul, kui see on vale, et siis nagu infotelefoniga ühendust võtta, et saab äkki selle probleemi ära lahendada ja teid registrisse lisada, kui te päriselt sinna kuulute. Nii, samamoodi siis need tööpraktika küsimus, et siin ka, et kui vajutate jah, siis saate faili lisada. Need on kõik kohustuslikud, et see tõend tuleb lisada. Siis on ka mõned sellised kitsendusvariandid, et siin alguses on siis kõrgemate hindepunktidega kriteerium ehk siis rahvusvaheline projekt. Ja kui vajutate siia ei, siis annab alles selle kohaliku. Et lihtsalt, kui teil olete rahvusvahelistes ja kohalikus osalenud, et siis ei ole vaja seda kohalikku sisestada, et rahvusvaheline annab rohkem punkte ja tulevad punktid selle pealt. Nii, liigun sellest sammust ka edasi. Nii, majandusaasta sammus siis konteinerite arv võib erineda. Minul on praegu siis 5 majandusaasta konteinerit. Kui detailandmetes vastate ülevõtmisele jah, ja te panete sinna siis selle FIE, mille te üle võtate, et siis siin peaks vastavalt siis erisustele kuvama siis ka neid ülevõetud FIE konteinereid. Aga see oleneb väga sellest, et mitu majandusaastat teil on ja mitu majandusaastat FIE-l on ja see kuvamine kõik sõltub sellest. Enamasti siin on kõik andmeväljad eeltäidetud. Ka see põhivara kulum ja väärtuse langus on enamasti eeltäidetud. Juhul, kui see päring ebaõnnestub, siis ta muutub käsitsi täidetavaks. Aga enamasti peaks ta olema eeltäidetud. FIE-del on siis näiteks on kõik siis käsitsi täidetav. Majandusaasta sammus on ka taustal 3 kontrolli, mis siis käivad, et neid siia kuskile välja kuvatud ei ole. Aga näiteks on maksevõime näitaja esimesel aastal kontroll, siis on kogu võla ja EBITDA suhte kontroll ja oma kapitali osakaal bilansimahust, see kontroll on ka siin taustal. Liigun sellest sammust edasi. Siin saab neid äriregistri andmeid ka uuendada, et juhul, kui teil näiteks on mingi majandusaasta esitamata aruanne, et siis saate ära esitada ja saate siit uuendada, kui see vana vorm on lahti, et siis ta peaks siia ära uuendama need andmed. Nii, müügitulu samm siis, et siin peate siis leidma üles selle toote, mida siis sisestada tahate, et need tooted on siia lisa 1 järgi pandud. Nagu näiteks piima tootmise all vajutate lisatoode. Ja need jaotised, grupid ja tooted kõik tulevad siis selle lisa 1 järgi. Valite endale sobiva selle, panete koguse müügitulu ja siis siin taustal on ka samamoodi on kontroll, et see müügitulu peab olema võrdne siis sellega, mis seal majandusaastas on, selles eelnevas majandusaastas. Toote otsimine siin tuleb ja leida endale see õige see, et mõndades on need grupid jälle eelvalitud, et piimas oli see grupp eelvalitud, kuna seal on ainult üks grupp, aga siin nagu näiteks siin sea- ja kodulinnu kasvatusel on siis on rohkem neid valikuid. Näitan siis mõndasid valikud ka. Hetkel, mida ei leia, on siis teravilja alt on siis puudu üks toode, aga see saab sinna ka kohe lisatud.
Mõned müügitulu lahtrid on siis nagu näiteks muu müügitulu, et siin siis tooteid valida ei saa ja peate ise sisestama ja siis saate ühiku valida. Et siin oli probleemiks see, et tunniühik on puudu, aga see ühik ilmub ka siia kohe, et saab seda tundi ka sisestada. Ja hetkel mina lõpetan, et Kadri, ma arvan, sa saad üle võtta. Tere, olen Kadri Trei, räägin teile siis edasi tegevuste sammu, katastritunnuste VKA esitamise sammu täitmisest. Nii, loodan, et minu ekraan on nähtav kõigile ja räägin siis põgusalt üle, milliseid erinevaid tegevuse projekte me taotlusvormile lisada saame, kuidas nende sisestamine toimub ja vaatame 3 objekti näitel üle ka, millised erinevad andmeväljad e-PRIAs tegevuste juurde kuvatakse. Tegevuste sisestamist alustame me tegevused sammus. Mul on hetkel siin 3 tegevust juba eeltäidetud, aga kui tegevuste sammu liigute, siis siin ühtegi tegevust kuvatud ei ole. Uue tegevuse lisamiseks vajutate lisa uus tegevus nuppu ja kuvatakse teile selline vorm, et taotlusvormi täitmisel alati alustatakse põhitegevuse. Kadri, sul ekraan lõpetas jagamise. Nii, okei, ma teen uuesti korra. Jah. Okei, väga hästi. Nii, aga ma loodan, et nägite, et algselt tegevuste sammus oli roheline nupp meil, kus me vajutasime, et lisa uus tegevus. Alustame siis tegevuse lisamist alati põhitegevustest. Seega valime tegevuse liigiks põhitegevus. Põhitegevuse alt on meil võimalik valida kas ehitamise tegevuste või masina või seadme soetamise alt. Ehitamise tegevuse alt kuvatakse meil objektiliikidena näiteks olemasoleva niisutussüsteemi objekt, põllumajanduslik rajatis, põllumajanduslik tootmishoone või taastuvenergia tootmiseks vajalik ehitismasinseade. Kui me valime nüüd tegevuseks masina või seadme soetamine, on meil objekti liigiks võimalik valida mobiilse masina seadme soetamine, niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme soetamine või siis statsionaarse masina seadme soetamine. Vastavalt siis siin sammus tehtud valikutele kuvatakse erinevad andmeväljad, mille täitmist taotlejatelt oodatakse. Kui kõik põhitegevused on sisestatud, siis on võimalik taotlejal lisaks sisestada põhitegevusega kaasnevaid tegevusi. Selleks siis valitakse tegevuse liigiks kaasnev tegevus. Peame kindlasti sisestama siia ka tegevuse, millega see kaasnev tegevus kaasneb. Näiteks sooviksime praegu meil juba sisestatud mobiilse masina soetamise juurde lisada veel tegevuseks. Näiteks masinaseadme kohale toimetamise, seadistamise ja kasutamise väljaõppe. Samuti on võimalik sisestada kaasneva tegevusena toetusobjekti tähistamise tegevust või siis vajaliku tarkvara või infotehnoloogilise seadme soetamist. Juhul, kui näiteks meil on tegemist põhitegevusena ehitamise tegevusega, on siis juba vastavalt võimalik valida teisi kaasnevaid tegevusi, mis selle ehitamise tegevusega võivad kaasneda, näiteks siis ehitise omaniku järelevalve või siis toetusobjekti tähistamine. Ja ma pöördun korra tagasi meil tegevuste lehele, et vaatame siis täpsemalt neid erinevaid seadmeid või objekte, mida ma juba taotlusvormil olen sisestanud. Alustame näiteks mobiilse masina seadme soetamisest. Et siin ma olen juba põhitegevusena masinaseadme soetamise sisestanud ja eeltäitnud siis mõned andmeväljad. Nimetuse väljale sisestada siis soetatava seadme või investeeringuobjekti lühike nimetus. Tegevuse eesmärgi andmeväljal siis kirjeldada ära, mida täpsemalt selle konkreetse investeeringuobjektiga soovitakse ellu viia, mis on selle tegevuse eesmärk
ja objekti kirjelduse andmeväljal juba siis täpsemad näitajad, mis on selle masinaseadme või ehitisega seotud. Eelnevates sammudes Marken näitas, et hindamise sammus oli võimalik valida ka seda, et kas me soovime, et meie investeeringu investeeringu tegevusvaldkonda, et kas vaadatakse müügitulu andmete pealt või siis vaadatakse juba selle konkreetse tegevusvaldkonna pealt, millesse see investeering on suunatud. Praeguse näite puhul ma seal hindamise sammus vastasin, et ma sooviksin, et vaadatakse investeeringu pealt, millisesse tegevusvaldkonda minu tegevus on suunatud, siis sellisel juhul kuvatakse ka investeeringu objekti detailandmetes investeeringu tegevusvaldkonna väli. Juhul, kui siis me sooviksime müügitulu andmetel, siis seda andmevälja kuvatud ei ole. Edasi siis kirjeldame ära, milliste põllumajanduslike toodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks ja investeering panustab. Samuti mobiilse masinaseadme puhul on ka kuvatud küsimus, et kas see paigaldatakse ehitisse või seda kasutatakse ehitises. Lisaks on kuvatud ka andmeväli, kas investeering tehakse biometaani, et see andmeväli on vajalik siis meil siseriikliku Euroopa Komisjoni aruandluse jaoks ja hindamisel ega taotluse menetluses muus mõttes kuidagi rolli ei mängi. Edasi on kuvatud küsimus, et kas investeering tehakse kasutatud masinasse või seadmesse. Kui me vastame mobiilse masina seadme juures sellele küsimusele ei, siis kuvatakse meile ainult investeeringu või hinnakataloogi andmeväljad, kus me saame siis investeeringu objekti välja valida hinnakataloogist. Kui me vajutame, et tegemist on kasutatud seadmega, siis kõigepealt meil küsitakse, et kas investeeringu objekti mudel on ka olemas hinnakataloogis. Et juhul, kui kasutatud seade on olemas ka hinnakataloogis, siis on võimalik see nii-öelda võrdlushinna võtmiseks valida välja siit hinnakataloogi objekt. Sellisel juhul kuvatakse siis hinnakataloogi uus objekt meil mitte võitnud pakkujana hinnapakkumuste sammus ning taotleja saab siis juurde lisada selle kasutatud investeeringu objekti nii-öelda võitnud hinnapakkumuse. Kui me märgime, et tegemist ei ole kasutatud seadmega, siis on investeeringu objekti hinnakataloogi andmeväli juba automaatselt täidetud, kuna on tingimus, et mobiilne masin ja seade peab olema hinnakataloogi lisatud. Lisaks, mis siis toon veel välja selle, et kasutatud seadmete puhul küsitakse veel lisaks mõningaid andmeid ja dokumente. Näiteks peab siis taotleja sisestama seadme vanust tõendava dokumendi ning samuti dokumendi, mis tõendab, et samale investeeringu objektile ei ole juba varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu vahenditest tagastamatut abi antud. Selleks võib siis olla kas eelnev omaniku kinnitus või muu taoline dokument. Lisaks küsime ka ostetava seadme seerianumbrit. Nii, ja räägin korra ka sellest, et kuidas toimub hinnakataloogist objekti otsimine. Selleks, et hinnakataloogist objekti leida, vajutame nupule Vali objekt. Kuvaneb meil eraldi vaates hinnakataloogi objektide valik. Siit saame siis otsida kas grupi, alamgrupi, margi või mudeli järgi vajaliku seadme. Vajutades siin hinnakataloogi koodi peale on võimalik näha ka selle hinnakataloogi objekti andmeid. Ning vajutades sobiva hinnakataloogi objekti taga nuppu Vali, siis lisatakse konkreetne
hinnakataloogi objekt taotlusvormile. Koos siis selle hinnakataloogi muude andmetega tuleb meil taotlusvormile ka investeeringuobjekti netomaksumus ning samuti kuvatakse ka prioriteet, kuhu investeering panustab. Kuna käesolevas meetmes on väga oluline, et meie toetatavad investeeringuobjektid ühte määruses sätestatud 5 prioriteeti panustaks, siis käesolevas sammus edasi liikuda ei saa, kui konkreetse investeeringuobjekti küljes ühte sellest 5 prioriteedist küljes ei ole. Juhul, kui hinnakataloogist tuleb lisata hinnakataloogist objekti, millel on näiteks 2 või rohkem prioriteeti, kuhu see investeeringuobjekt panustab, siis taotleja peab valima vähemalt ühe prioriteedi, millesse konkreetne investeeringuobjekt panustab. Nii, lisaks on siis ka küsimus, et kas investeering tehakse liisinguga ja edasi siis liigume tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmete plokki. Kuvatakse küsimus, kas tegevus viiakse ellu Eestis. Küsimus on natuke pentsik selles mõttes, et allpool on meil ka investeeringuobjekti aadress, aga küsimus on vajalik hindamiskriteeriumite toimimiseks ja hindamisel, hindepunktide saamisel. Nii, ja kui olete sisestanud siia aadressi, siis alati vähemalt ühe aadressi peab taotleja määrama põhiaadressiks. Nii, ma liigun mobiilse masina seadme puhul edasi eelarve kuvale. Vastavalt siis taotleja valitud vastustest eelnevates sammudes ja vastavalt sellele, millise investeeringuobjekti on taotleja taotlusele sisestanud, kuvatakse siis taotleja välja maksimaalne ja ka minimaalne toetuse määr, mille siis taotleja täidab. Ja lisaks siis, kui me võtame nüüd, et meil on mobiilse masina seadme soetamine, siis siin kindlasti peab valima ka, mis tuleb hinnakataloogis, peab kindlasti valima käibemaksumäära, mille alusel toetust makstakse. Nii. Ja võtame edasi siis statsionaarse seadme andmeväljad. Algus on täpselt samamoodi, on valitud, et tegemist on põhitegevusega, masina või seadme soetamisega ja objekti liigiks statsionaarne seade. Tegevusobjekti üldandmed on kõikidel tegevustel samad ja samadel alustel täidetavad. Kui meil on tegemist masina või seadmega või ehitustegevusega, mille andmed ei tule hinnakataloogist, siis peab iga investeeringuobjekti puhul taotleja ise valima, millisesse prioriteeti konkreetne investeeringuobjekt panustab. Edasi siis selgitus, kuidas investeeringuobjekt panustab valitud prioriteedi eesmärkide saavutamiseks. Nii. Ja edasi siis statsionaarse seadme puhul on ka küsimus, et kas soetatav masin või seade paigaldatakse ehitisse või seda kasutatakse ehitises. Kui vastate küsimusele jah, siis kuvatakse edasi taotlejale andmeväli, et kas ehitisel, kuhu masin või seade paigaldatakse, on olemas ka ehitisregistri kood. Ehitisregistri koodi andmevälja täitmisel tehakse päring ehitisregistrisse, päritakse välja ehitise liik. Samuti, kui te olete ehitisregistri koodi andmevälja täitnud, väärtustatakse ka automaatselt investeeringuobjekti aadressi väli vastavalt siis sisestatud ehitisregistri koodile. Täitma peab ka kasutusõiguse aluse. Käesoleva meetme puhul kõik investeeringuobjektid, mida kasutatakse ehitises või kui tegemist on ehitustegevusega,
siis investeeringuobjekti aluse maa, siis omandiõigust me ka kontrollime. Lisaks, kui on statsionaarse masinaseadme soetamise puhul tegemist seadmega, mis on mõeldud sõnniku või silohoidlasse, siis selle andmevälja kindlasti peab ka täitma, kuna ka antud andmevälja puhul, kui tegemist on kõrvalt ka veel sõnniku või silohoidla ehitamise tegevusega, siis hakkab see rolli mängima selles, kuidas arvestatakse hindepunkte. Ning samuti ka statsionaarse seadme puhul on võimalik teha valik selle alusel, et tegemist on kasutatud masinaseadmega ja vastavalt sellele siis kuvatakse sarnaselt mobiilse masinaseadme puhul lisanduvad andmeväljad. Ning eelarve sisestamist statsionaarse seadme puhul on siis sarnane mobiilse masinaseadmega, kui see on kasutatud. Nii, ja liigume nüüd tagasi tegevused lehele. Ja vaatame edasi põllumajandusliku tootmishoone sisestamist. Siin on mul siis valitud tegevuse liigiks põhitegevus, tegevuse ehitamine ja objekti liigiks siis põllumajanduslik tootmishoone. Sarnaselt siis eelnevate tegevustega peame valima prioriteedi, millesse investeering panustab. Ehitamise tegevuste puhul on vajalik ära defineerida, et kas tegemist on siis püstitamise, rajamise, paigaldamise, laiendamise või ümberehitamisega. Lisaks on kuvatud küsimus, et kas ehitamise tegevuse puhul on ehitusprojekt nõutav. Kui ehitusprojekt on nõutav ning taotleja on vastanud jah, siis kuvatakse ka andmeväli, kuhu on võimalik sisestada projekti failid koos seletuskirjadega. Ning edasi siis on küsimus, et kas ehitataval objektil on ehitisregistrikood. Kui siin on klient vastanud jah, siis kuvatakse sarnaselt statsionaarse seadme puhul ehitise registrikoodi andmeväli. Kui siia on ehitisregistrikood sisestatud, kuvatakse jällegi ehitisregistrist meile kohe hoone liik. Edasi küsitakse, kas ehitataval objektil on nõutav ehitusluba või ehitusteatis. Kui me siia vastame ei, siis on vajalik lisada kohaliku omavalitsuse kinnitus, et ehitusluba või ehitusteatis ei ole nõutav. Kui on vastatud jah, siis saab juba edasi vastata, et kas ehitataval objektil on toetustaotluse esitamise ajal ehitusluba ehitusteatis juba esitatud. Kui on, siis on võimalik need esitatud load kuvada ka kohe siia taotlusvormile. Kui mingil põhjusel teie juba ehitisregistrisse esitatud lubasid siia vormile ei kuvata, siis te ei pea muretsema, et te saate siit sammust ikkagi edasi liikuda. Menetluse käigus kindlasti, kui need ehitisregistris on olemas, need kätte saadakse. Samuti siis kasutusõiguse alus, et kuna ehitamise tegevuse puhul kasutusõiguse alus kinnistusraamatust peab tulema, siis siin klassifikaatoris üks väärtus on. Ning edasi siis küsimused, mis hakkavad täpsustama, et mis sorti ehitamise tegevuse või hoonega meil tegemist on. Kui tegemist on loomakasvatushoone ehitamisega, siis kuvatakse juba järgnevad erinevad küsimused, kus siis hakatakse täpsustavamaid andmeid küsima. Näiteks, kas ehitiseks on loomakasvatushoone, kas ehitiseks on piimakarjakasvatuses kasutatav loomakasvatushoone ning muud küsimused. Sealhulgas siis ka erinevad andmeväljad,
mis on vajalikud hindamises. Lisaks, kui tegemist on siis loomakasvatushoonega, peab taotleja kirjeldama ka karjatamiseks vajalikke kas olemasolevate või eelduslikke tingimusi. Lisaks siis saab esitada siia failidena karjatamiseks vajalike olemasolevate või eelduslike tingimusi tõendavad materjalid, et selleks võivad olla kas erinevad fotod, asukohaplaanid ja nii edasi. Kui tegemist on siis loomakasvatushoonega, päritakse ka aruandluse jaoks siis neid loomaliike ja loomade arve, kelle heaolu siis investeeringu tulemusena paraneb. Et siia on kuvatud siis tabel kliendile, kus tal on võimalik klassifikaatorist valida loomaliik ning sisestada loomade arv. Kui meil tegemist on ehitamise tegevusega, kas siis põllumajandusliku hoone rajamisega või siis näiteks niisutussüsteemi ehitamisega, siis määruse alusel on tingimus, et kui investeeringuobjekti abikõlblik netomaksumus või investeeringuobjekti netomaksumus ületab 60 000 eurot, on taotlejal kohustus läbi viia ostumenetlus riigihangete registris. Ja järgnev plokk siis nende andmete sisestamiseks on vajalik. Et kõigepealt siis küsitakse taotlejalt, et kas taotluse kulutuste mõistlikkuse kontrolliks on ostumenetluse läbiviimine vajalik. Kui klient vastab siin jah, siis avaneb järgmine küsimus, et kas ostumenetlus riigihangete registris on juba taotluse esitamise hetkeks läbi viidud. Kui siia on samuti jah vastatud, siis kuvatakse ostumenetluse numbri sisestamise andmeväli. Juhul, kui taotluse esitamise hetkeks ostumenetlus ei ole läbi viidud ja klient ei loobu ostumenetluse korraldamisest riigihangete registrist, siis on vajalik esitada ehitustööde maksumuse prognoos ja kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid taotlusele failina. Juhul, kui mingil põhjusel taotleja loobub ostumenetluse korraldamisest riigihangete registris, siis peab klient sisestama ostumenetlusest loobumise põhjenduse. Ning edasi on siis tegevuse investeeringu objekti asukoha andmed. Sarnaselt teistele tegevustele on küsimus, et kas tegevus viiakse ellu Eestis, mis on hindamiskriteeriumi jaoks vajalik, ning samuti, kas investeering tehakse nitraaditundlikule alale, mis on samuti vajalik hindepunktide saamisel. Kui klient vastab siin jah, siis on vajalik sisestada X ja Y koordinaadid, et täpsemalt, mis on siis selle investeeringu objekti koordinaadid. Ja kuna siin selle tegevuse juures meil varasemalt sai sisestatud ka ehitisregistri kood, siis praegusel juhul selle ehitisregistri koodi alusel on meil juba investeeringu objekti aadress ja katastritunnus automaatselt väärtustatud ja täidetud. Kui meil on nüüd tegemist ehitamise tegevustega, näiteks siin põllumajandushoone ehitamine, siis kuvatakse kliendile natukene teistsugune eelarvevaade, kuvatakse meil siis ehituseelarve kuluread. Sarnaselt siis eelnevatele klient sisestab toetuse määra, mille alusel toetust soovitakse, ning siis sarnaselt sellele, nagu on e-PRIA kodulehel välja jagatud ehitustegevuste hinnapakkumuste vormi põhi, on siin samamoodi kuluridade kaupa ehitustegevusi võimalik sisestada. Kui me soovime konkreetse kulurea peale andmeid sisestada, siis siit plussist saame avada näiteks alused, vundamendid ja konkreetse rea peal, kuhu kulutusi tahame sisestada või tähendab eelarvet tahame sisestada, saame juba rea lõpus muuda nuppu vajutada, sisestada kulurea netomaksumuse, käibemaksumäära ja salvesta ja meil on eelarverida sisestatud.
Nii, ning vaatame nüüd üle ka hinnapakkumuste sisestamise. Vastavalt sellele siis, milline investeeringuobjekt on sisestatud, millised valikud on tehtud investeeringuobjekti detailandmetes, siis kuvatakse taotlejatele hinnapakkumuste sammus välja erinevad väärtused. Näiteks kui me sisestame mobiilse masina, mis on hinnakataloogis ja mis on uus, ei ole kasutatud, siis hinnapakkumusi sisestama ei pea. Mobiilse uue masina puhul võtame me võrdlushinnaks aluseks hinnakataloogi andmed. Kui tegemist on näiteks mobiilse masinaga, mis on kasutatud ja samal ajal on selle kasutatud masina mudel ka hinnakataloogis olemas, siis sellisel juhul kuvatakse see hinnakataloogi objekt mitte võitnud objektina. Ning taotlejal on võimalik siis lisada kõrvale võitnud hinnapakkumus, selleks on siis konkreetse kasutatud seadme pakkumus. Hinnapakkumuste sisestamine toimub nupust lisahinnapakkumus, kuhu kuvatakse siis, kuna meil on juba võitnud hinnapakkumus sisestatud, siis kuvatakse kõigepealt siia ette, et tegu ei ole võitnud hinnapakkumusega. Meil on võimalik valida või sisestada pakkuja andmed, kas tegemist on Eesti riigi pakkujaga või mõne välisriigi pakkujaga, pakkuja tüübi, kas tegemist on juriidilise või eraisikuga ja juriidilise isiku korral saame sisestada siia registrikoodi, leitakse juba äriregistrist konkreetne vaste ettevõtja nimena ja ettevõtlusvorm. Ning siis sisestame hinnapakkumusel oleva netomaksumuse ja käibemaksu määra ja samuti sisestame siia hinnapakkumuse dokumendi. Ja vastavalt siis sellele tegevusele, millele me hinnapakkumust sisestatakse, tehakse siin sammus erinevad kontrollid. Näiteks kuna meil siin on tegemist kasutatud mobiilse masina soetamisega, siis konkreetse investeeringu objekti puhul on taotlejal kohustus sisestada 2 hinnapakkumust ja siia sammu liikudes siis ka süsteem seda taotlejale ette ütleb, et peab vähemalt 2 pakkumust sisestama. Ja siin on näiteks masinaseadme soetamine, millel on juba ette mul täidetud, kus peab võitnud pakkumuse ise sisestama ja ülejäänud 2 pakkumust on sisestatud siis käsitsi, kes ei ole võitnud. Kui tegemist on meil siis ehitustegevusega või niisutussüsteemi ehitusega, mille netomaksumus on üle 60 000 ning tegevuse detailandmetes on kirjeldatud, et tegemist on objektiga, mille puhul me peame ostumenetluse riigihangete registris läbi viima, siis nendele tegevustele hinnapakkumuse linki ei kuvata ning kõik andmed peab sisestama objekti detailandmetes. Kui meil on kõik investeeringuobjektid sisestatud, siis kuvatakse alla kokkuvõte, millises asukohas on siis või kõige suurema netomaksumusega objekti aadress, käesoleva taotluse esialgne abikõlblik summa ning käesoleva taotlusega taotletav toetuse summa. Ja edasi saame liikuda siis katastritunnuste sammu, kus saame hakata siis sisestatud kinnistute kasutusõiguseid defineerima. Selleks, et sisestatud katastrite kasutusõigusi sisestada, liigume iga katastri juures sisesta andmed nupule. Tegevuste sammust on juba kuvatud katastri tunnused, millel me kasutusõiguse olemasolu kontrollime. Kui me vajutame nupule, et kinnistu kasutusõigused võtta automaatselt kinnistusraamatust, kuvatakse taotlejale kohe ka kinnistu number ning taotleja valib siis, mis alustel ta võib käesolevat kinnistut kasutada.
ja kui sammust ära liigume, tehakse automaatkontrollid, et kas taotlejal on õigus siin sammus defineeritud alustel kinnistut kasutada. Kuna ma hetkel teen testkeskkonnas, siis siit sammust ma tõenäoliselt saan vea, kuna ma ei ole selle konkreetse kinnistu omanik, et siis ma praegu vajutan siin ei, et see on ka taotlejatele teadmiseks, kui mingil põhjusel on mingi tehniline tõrge, siit andmeid korrektselt kätte ei saada, on võimalik kasutusõigust kinnistusraamatust mitte automaatselt võtta. Sellisel juhul peab siis taotleja siin ise defineerima, et mis alustel ta seda kinnistut kasutab. Nii, ja edasi VKE sammu, kus siis pärime taotleja ja taotlejaga seotud ettevõtete andmed. Et siia kuvatakse siis taotleja indikatiivne suurus. Taotlejal on võimalik valida, et kas tema ettevõtte suurust vaadatakse aastabilansi, aastakäibe või aastabilansi mahu alusel. Taotlejal on võimalik muuta siin VKE arvutuse aluseks olevat töötajate keskmist arvu. Aga nii palju ütlen, et käesolevas meetmes on tegelikult kõik erinevad ettevõtte suurused lubatud. Antud sammus on võimalik veel lisada uusi seoseid, juhul ka äriregistrist päritud andmed kõiki seoseid välja ei ole toonud, mis tegelikult taotlejal on. Taotlejal on võimalik siis lisada siit partner- ja sidusettevõtteid, kellega ta seotud on. Nii, ja liigun edasi esitamise sammu. Esitamise sammus siis kindlasti üle vaadata, kas see taotletav summa, mis ta ise olete taotluse sisestatud, ka siin esitamise sammus on see, mis summale te reaalselt toetust soovite küsida. Lisaks on võimalik tutvuda siin esitamise sammus taotluse PDF-iga. Et kui ta ava PDF vajutate, kuvatakse PDF formaadis kõik senimaani siis taotluse sisestatud andmed. PDF on võimalik alla laadida. Ja edasi on siis kinnitused, mille peab taotleja täitma. Ja edasi on võimalik vajutada esita taotlusnuppu ja registreeritakse taotlus. Ja sellega loodetavasti kõik toimib kenasti. Aga taotluse esitamise või taotlusvormi täitmise poolest praegu minu poolt oleks see kõik.